et siis esimest korda võtan klapid ära, vaatame, mis tunne on. Vau, appa, ei. Hei, imeline. Lõpetasin just äsja 48-tunnise pimeduse väljakutse ja selles videos soovikski jagada sinuga, miks ma sellise väljakutse tegin, mis see väljakutse endast kujutab, jagan ka väljakutse kogemust, ehk siis mis minuga toimus selle väljakutse jooksul ja selle video lõpus ma jagan ka täitsa seda momenti, kui ma sellest pimedusest välja tulin, et mul olid klapid peas, kui ma klapid ära võtsin, et mis oli see kogemus, kui ma uuesti nägin seda maailma, mis meid ümbritseb. Et siis ole minuga lõpuni ja muud ei olegi, soovin sulle mõnusat vaatamist. Kõigepealt siis, miks ma sellise väljakutse üldse tegin ja siin ma tooks välja 3 peamist põhjust. Esiteks on see, et me oleme hästi tugevalt sõltuvuses sellest, mida me näeme ja inimestena, ütleme, võib isegi 78% meie infost, mida me võtame vastu, on see, mida me näeme. Et siis tuleb meil kuulmine, lõpuks tuleb meil haistmine ja siis kompimine ka. Aga nägemine on hästi tugev siis see infoallikas meie jaoks. Et siis see väljakutse aitab nagu keskenduda muudele siis nendele meeltele, et saaks need teised meeled ka paremaks, ehk siis kuulmine ja haistmine. Teine põhjus on see, et me võtame väga paljusid asju oma elus iseenesest mõistetavalt ja meie kõik meeled, mis meil on, need me peame lihtsalt normaalsuseks. Aga näiteks on ju inimesi, kes üldse ei näe, kes ei kuule, kes ei saa rääkida. Ja siis üks eesmärk oligi see, et kuidas on elada, kui ma ei näe midagi ja see võimaldab rohkem hinnata pärast siis seda nägemist. Et see oli siis teiseks eesmärgiks, et hinnata seda meelt, mida me peame nii loomulikuks. Aga milline su elu siis on, kui sa mitte midagi ei näe ja siis õpid hindama seda, et näe, mul on see nägemisvõime, ma näen kogu seda maailma. Ja 3. põhjus on siis see, et tulla välja sellest oravrattast, ehk siis elurutiinist, kus on kogu aeg kiire. Et ma olen viimasel ajal järjest rohkem tempot maha võtnud ja siis oligi loomulik käik, oli ka see väljakutse teha, et 2 päeva olla täitsa nagu kõigest eemal, minna pimedusse ära ja lihtsalt istuda seal, nii et sul ei ole vaja mitte millegagi tegeleda. Ja kuidas see siis väljakutse välja nägi, et mis see väljakutse endast kujutas? Et ma tegin omale sellise maski, must mask, siin on teip on peal, et mitte mingit valgust ei tuleks läbi ja selle panin siis pähe ja siin alt jooksis ka veel kumm, et see alumine osa ka nagu täitsa kinni läheks, nii et ühtegi grammi valgust sisse ei tule. Ja siis elasin oma tavaelu, no pimedana ei saa tegelikult mitte midagi teha, kirjutada ei saa, ma ei lubanud omal kuulata midagi, nagu mingit infot, et ainult kas siis istun või mediteerin. Ja teen oma muid rutiine ka, et käin külma duši all näiteks ja võimlan ja mingid sellised asjad. Ja lisaks sellele, et ei oleks ka söögi tegemisega mingit vaeva, siis ma ei söönud ka, ehk siis ainult jõin vett 48 tundi. Ja kuidas siis väljakutse läks? Põgusalt on see, et esimene päev oli raskem, et see venis ikka korralikult. Ja teine päev oli juba lihtsam, kuna siis oli ka elukaaslane kodus ja ikka sai natukene rääkida ja ma leidsin ka viisi, kuidas oma telefonist meditatsioone tööle saada. Et ma lasin esimesel päeval elukaaslasel panna valmis ühe meditatsiooni, et ma kuulan seda päeva jooksul, et kui ma panen telefoni sisse, siis kõrvaklappidest ma saan selle käima panna, nii et ma üldse mitte midagi ei vaata. Aga siis ma leidsin selle, et ma saan kõrvaklapi nupuga siis liikuda edasi ja tagasi playlistis, et ma sain kuulata ka teisi meditatsioone. Ja see tegi teise päeva siis palju mõnusamaks, et ma sain nagu rohkem mediteerida. Aga räägikski siis natukene spetsiifilisemalt, et kuidas mul see väljakutse siis läks. Eks see esimene päev ma võtsin omale, et mul oleks ka, ütleme, välis seda heli oleks võimalikult vähe, et ma oleksin pimeduses ja oleksin ka välisest helist välja lõigatud. Siis mul olid kõrvaklapid suurem osa ajast peas. Nad võtavad juba ise väga tugevalt välise heli ära, et nad lähevad nii mõnusalt siia siis kõrvade sisse. Ja lisaks ma panin siis YouTube'ist ühe 11-tunnise muusika mängima, ongi selline meditatsioonimuusika, tausta siis heli, et oleks kõik väline info siis ära võetud. Ja esimene avastus, mis mul oli,
selles pimeduses olles on see, et orientatsioon võib täiesti metsas olla. Et tuled nagu tuled uksest sisse ja nüüd siis keerad kuskil poole, okei, no ma tean, kuhu poole ma liigun. Ja siis käid ja avastad, no, see asi peaks juba olema, siis avastad, et hoopis sa oled kuskile mujale pannud. Et silme ees selles pimeduses tekib nagu mingisugune ruumitaju ja kui sa keerad, siis sa tajud nagu okei, külmkapp on seal, pliit on seal, laud on seal ja siis hakkad kuskil poole liikuma ja pärast avastad, et siin peaks ju olema see laud on ju, aga seda ei ole. Ja ühe korra oligi niimoodi, ma tulin külmkapi juurest ära, tahtsin diivani juurde tulla, oli siis nii, et külmkapi vastas põhimõtteliselt diivan. Ma keerasin ennast ringi, mõtlesin, et keerasin ennast ringi ja siis hakkasin jalutama ja tegelikult panin nagu peaaegu 90 kraadi, ma mõtlen, mingi selline nurk oli vist arvatavasti, siis ma jõudsin ukseni täiesti. Mõtlesin, siin peab olema diivan kuskil, no kus see on ju? Ja siis oleks peaaegu vastu seinanurka jooksnud, et see koht, kus siis see uks on, et seal on nurk ka, et oleks sinna vastu jõudnud. Et orientatsioon jah, sellega oli nagu päris mõnus, siis ei saa usaldada seda taju, et kui sa kuskile keerad, et mismoodi see siis on. Aga aja jooksul järjest läks paremaks, hakkasidki liikuma õiges suunas. Siis üks asi, mis ma tähele panin, ma käisin siin mõned aastad tagasi ka rabas istumas, niimoodi, et ma olin ka välisest kõigest eemal, seal ka ei söönud ja mediteerisin. Ja seal oli huvitav see, et hommikurutiini ja mingeid tegevusi ma nagu kiirustasin tagant, et mul on vaja seda ära teha, siis ma saan nagu järgmise asja juurde minna. Mul ei olnud ju mitte kuskile minna, aga seekord oli see kuidagi nagu, ma võtsin hästi chillilt kõike. Hommikurutiin, mõnusalt chillisin, nautisin, siis panin meditatsiooni, seda, et mul ei ole nagu kuskile kiiret, et selles suhtes on toimunud päris mõnus muutus. Ja esimesel päeval ma ei lubanud ka töömõtteid, et oli see, et kui ma kuskil mõtted läksin, siis ma ikkagi jälgisin ka, mis mõtted mul tulevad pähe. Et töömõtted ma ei lubanud, et hakkad nagu ketrama kogu aeg, mis ma nüüd teen ja mis ma nüüd teen. Vaid pigem on see, et tulla võimalikult kohalolusse, olla siin ja praegu, või siis lubada mingid mõtted, nagu mis lihtsalt tulevad üles, mingid impulsmõtted. Ja siis oligi, mul oli päris tihti sellist olukorda, et mida ma nagu teen, kas ma nüüd luban mõtteid või tulen nagu täiesti kohale, et ma ei luba ühtegi mõtet, näiteks ongi see, et märkasin mõtet, lasen lahti, märkasin mõtet, lasen lahti. Et siis oli nagu selline kahe vahel pendeldamine ja kohalolus oli esimene päev päris keeruline olla. Et nii kui ma tulin sellesse, paned silmad kinni, kui sa isegi niisama silmad kinni paned, on ju eriti, kui sul on klapid ees, see lähebki nagu mustaks täitsa. Et kui sul on pime tuba, sest muidu on see, et sul ikkagi valgus tuleb läbi silmalaude. Aga kui sul on klapid ees ja siis paned silmad kinni, siis on nagu täitsa pimedus. Ja selles hetkes seal siis olles, natuke aega olin, siis hakkasid igast erinevad pildid jooksma, mitte nagu selged, nagu unenäos, et sa oledki nagu seal sees, vaid siuke hästi ähmane, nii et ma ei saanudki aru, nagu, mis asi see täpselt on, mis seal silmes jookseb. Ja oligi raske nagu tulla kohalolusse, et keskenduda nagu mõtetele, aga samal ajal lihtsalt pildid jooksevad, et see kohalolu tunnetus kadus nagu nii kiiresti ära, hakkas lihtsalt nagu põhimõtteliselt unenäod nagu jooksma, aga täiesti ebaselge ja täiesti mingi kaootiliselt midagi suvalist. Ja nendele hetkedele ma siis lubasingi, et üldse viskasin ennast pikali ja lasingi nagu uinakul peale tulla, et läksingi sinna, lubasin nendel asjadel olla ja läksingi sellesse täielikku lubamisse. Ja siis kokk ma tegingi esimesel päeval 3 uinakut. Ma ei tea, kui pikad need olid, aga 3 korda siis tegin uinakut. Ja õhtuks olin ma juba sellises kohas, kus ma sain juba päris hästi kohalolus olla. Ja esimene päev see venis nagu päris korralikult, et mediteerisid, no kuna mul ei olnud neid erinevaid meditatsioone ega, siis ma lihtsalt istusin seal kohalolus, lasin mingid mõtted ja aeg nagu venis, siis ma käisin vahepeal vannis, istusin seal vee sees, olin seal pimeduses, vannitoas on selles suhtes hea, seal on nagu täiega pime. Ei jõudnud kuidagi nagu seda õhtut ära oodata. Mõnes mõttes oli nagu samas ka lihtne, kuna mul käisid päeval minust tehakse ühte filmi. Ja ma olen sellest varem ka siin rääkinud, ma ei hakka sinna praegu minema, aga minust tehakse filmi, nad käisid filmimas ka seda protsessi, nad tulid ise uksest sisse, filmisid natukene ja läksid minema, aga ma teadsin, mis kellal nad tulevad. Ehk siis läbi selle mul oli mingi aimdus nagu kellaajast ja pluss, kui elukaaslane koju tuli, siis ma samamoodi teadsin, nagu, mis on enam-vähem kell. Okei, õhtu hakkab kätte jõuma, et varsti saab magama minna. Et see natukene lihtsustas seda, et mul oli kellast mingisugune aimdus. Ja siis saigi see esimene päev läbi.
ja teine päev, ehk siis räägin nüüd teisest päevast. Ma ei tea, mis kell ma ärkasin. Ma ärkasin arvatavasti mingi öösel. Ma ei tea, kas 2, 3, 4 on võib-olla juba natukene kahtlane, sest et ma kõigepealt vedelesin voodis, ühe külje peal, teise külje peal, mõtlesin, istusin kohalolus ja nii edasi. Ma ei tea, mingi tund aega võib-olla, ma olin seal 45 tund aega kuskil seal, siis ma tõusin ülesse, pesin hambad ära, tulin istusin diivani peale ja mediteerisin. Ja kuna ma leidsin nüüd viisi, kuidas meditatsiooni kuulata, siis oligi, ma teadsin täpselt, mis meditatsiooni ma teen ja nende kestus kuskil kokku oli siis tund 20. Ehk siis mööda oli läinud juba 2,5 tundi ümmarguselt minu ärkamise hetkest. Siis peale seda, siis veel oli nagu täiesti vaikus, ma võtsin kõrvaklapid ära, nagu õues oli täiesti vaikus. Tavaliselt ikkagi hommikul on mingisugune melu hakkab käima. Täielik vaikus, ühtegi rongi ei sõitnud mööda, mitte midagi, ma tahtsin ikka on kell veel väga vähe. Siis ma viskasin pikali, jäin magama, magasin diivani peal, tõusin ülesse ja ikka täiesti kotis. Sest et kui õues on juba täitsa valge, siis alt tuleb natukene õrnalt valgus sisse, kui ma siin just akna juures istun. Et sellepärast ma tegelikult enamasti istusin teises toas, kus on nagu rohkem pime. Ja oli ikkagi täiesti kotis ja väljas oli ka täiesti vaikus. Ma mõtlesin, okei, mis kell ma siis üles ärkasin, et see on nagu päris huvitav. Aga siis lihtsalt läksin oma päevaga edasi, tegin oma hommikuvõimlemise ära, käisin duši all ja nii edasi. Et siis ärkamise koha pealt. Aga mis teisel päeval muutus minu jaoks ka ootamatult, oli see, et silme ees, ma tean, et inimesed, kes käivad seal pimedas toas, siis nendel hakkab mingid värve ette tulema, hakkavadki mingisugused nägemused tulema, et Jumal universum ütleb, et näe, kui sa istud pimedas mitu päeva, okei, vahivärve vahepeal visatakse ämbriga nagu üle, siis mina ei oodanud, et nii vara hakkab, aga mul hakkas valgussähvatused tulema. Hommikuse meditatsiooni ajal hakkas nagu ülevalt kergelt tulema sisse sellist valgussähvatust. Mitte nagu põpp. Et kui sa tead, ööklubides on sellised nagu strobo kutsutakse, mis lasebki see vilkuv valgus ja põpp. Et on nagu valge ja pime ja ta lööb hästi heledaks. Et siis sellist asja nagu vibreeris päris tihedalt. Tõk. Hakkas ülevalt pihta. Korraks tuli ja kadus ära. Ja päeva jooksul hakkas järjest rohkem seda tulema. Tuli alt sisse kuskilt, siit vasakult, siis ülevalt. Ja seda juhtus enamasti siis, kui ma olin silmad kinni oma klappide taga ja ma tegin silmad lahti oma klappide taga ja siis hakkas nagu käima. Ja lõpuks õhtupool oligi nagu päris korralikult siuke disko käis kogu aeg nagu et terve silmeesine käis siis välkusse valge valgus. Ja ma ise mõtlesin, et miks ta võis nii vara mul tulla, oli see, et kuna ma tegin paastu ka, siis paast samamoodi aitab sellel kehal minna mingisugusesse meditatiivsesse seisundisse. Äkki see on sellest siis, see oli sellest siis sõltuv kuidagi, et see andis nagu, mängis kaasa sellega või siis mängis kaasa selles. Ja üks asi veel, mida ma tegin, kui ma tegin näiteks hingamisharjutusi, siis välja hingates ma tegin Wim Hofi päris mitmel korral ja siis tegin ka Ananda mandalat, mis on üks kõige võimsam hingamiskogemus, mis ma olen kogenud, et sellest on täitsa eraldi video olemas ja nüüd ma tegin ka väikese video sellest ja piirangute telugrupis me teeme kõik koos laivis ka kaasa, see on kuskil 30, natuke üle 30 minuti ja sul tuleb nii suur energialaks sisse, sul nagu kogu keha suriseb ja seda ma tegin ka seekord, mõlemal päeval tegin seda. Aga hingamise juures siis Wim Hofi ajal, kui ma hingasin välja, hoiad seda hinge kinni seal, siis lõpus ma tegin ka kõhumassaaži, et tõmbad kõhu nii sisse kui saad, välja hingates on siis eriti tühi on ju ja siis mudid läbi ja valulikud kohad siis käidki õrnalt, siis ta paneb ka selle soolestiku hästi mõnusalt tööle. Ja nendel hetkedel, nüüd ma ei tea jälle, kas see oli siis sellest Wim Hofi hingamisest või sellest, et ma mudisin, hakkasid ka erinevad nagu värvid tulema silme ette, et midagi siin nagu toimus, et see oli päris huvitav. Kokkuvõttes see teine päev oli palju mõnusam, et läks kiiremini just nimelt, et ma sain teha neid erinevaid meditatsioone, siis ma tegingi Joe Dispenza meditatsioone, mitmeid erinevaid siis enda meditatsioone, et oli päris äge. Ja kõige rohkem just tegin selliseid pimeduse meditatsioone, et ongi see, et kus sa tuled sellesse pimedusse täieliku kohalolusse, et sul on silmad kinni, sul ei ole nagu mitte ühtegi nägemust, ühtegi valgust, seda impulsi ei tule. Et seda on võimalik ise teha ka, kui sa lähed kas pimedasse ruumi, näiteks vanituppa,
ja siis paned silmad kinni ja siis ei ole ühtegi valgust, ei tule ka su silmalaugudele. Või siis panedki mingid head klapid ette ja siis silmad kinni ja siis istud selles pimeduses, nagu tuledki seal pimeduses täiesti kohal, nii et sa lülitad kogu välise maailma välja. Siis ma valisin ka kogeda erinevaid kogemusi, et mida ma sooviksin näiteks kogeda. Ja selle pimedusega ongi tegelikult see, et see on see meie supervõime, see on see kujutlusvõime, kus me saame luua mida iganes. Me võime kogeda mida iganes, siis oligi, ma käisin kuskil mägedes ronimas ja olin lastega kuskil ja igast ägedaid asju, lihtsalt sa loodki selle pildi nii selgelt oma silme ette. Kuskil mootorrattaga sõitsin ringi ja Nürburgringil käisin autoga kihutamas ja et neid kogemusi siis lasin kogeda. Et see ongi see, kus me tegelikult loome, et võib öelda nagu see on see 5D, sest siin me loome, sest seal on kõik olemas. Selles olekus on kõik olemas, ma saan luua mida iganes ja nüüd on see, et ma lasen sellest lahti, siis mingi ette hakkab siis tulema mulle siia 3D maailma või siis reaalsusesse, nii-öelda sellesse, mida me kogeme siin. Ja ma lubasin mõelda ka töömõtteid teisel päeval, ehk siis eile sai see läbi ja päris äge oli nagu planeerida, sest mitte kuskil ei olnud kiiret, see oligi selle asja juures nagu kõige ägedam. Mul on aega mõelda nagu mida iganes ma soovin, ma ei pea kuskile kiirustama, ma ei pea kuskile jooksma. Sest tavaliselt on see, et kui ma planeerin midagi, see on ikkagi see, et ikka nagu et mul on vaja veel see asi ära teha, mul on vaja see asi ära teha. Siis kogu aeg on siuke ajatempo taga, aga seal oli nagu nii mõnus olla, sa tead, et sul ei ole mitte kuskile kiiret. Siis mõtledki rahulikult, näe selle, kuidas ma selle ära siis teeksin, et see oli hästi huvitav. Ja päeva jooksul tajusin ka seda, et sellised uitmõtteid läks järjest vähemaks, et tekkis rohkem sellist mõnusat kohalolu, siin ja praegu olemist, kuigi ilma nägemiseta on seda kohalolu raskem kogeda, sest et kui sa näed, siis on kohalolus lihtsam olla, et ma näen seda, ma saan vaadata seda, näe, pilved liiguvad seal, et ma olen nagu kohal selles hetkes, mida ma oma kõikide meeltega tajun. Aga siis, kui kõrvaklapid on peas, sa ei kuule midagi, silmaklapid on ees, sa ei näe midagi, siis see kohalolu koht on ainult see pimeduses olek. Aga seal ikkagist hakkavad siis mingid pildid lõpuks jooksma. Ja siis hakkas vaikselt õhtu kätte jõudma, ma lõpetasin ära kella 6:30 ajal ma sõin. Ja enne seda, siis mind tundi uuesti filmima, sest nad tahtsid filmida seda momenti, kui ma tulen sellest välja. Ja sellest ma kohe jagan ka seda väljatulekut, et ma linistasin ise ka selle üles, et kohe ma jagan sinuga seda, et mis see moment oli, kui ma silmad lahti tegin ja kuidas ma reageerisin sellele, et see oli päris äge. Aga enne seda ma tegin veel pimeduse meditatsiooni, ma ei tea, mingi tunnike ja ma sain nii nagu mõnusa koha. Põhimõtteliselt ma nagu ühendusest välisest kõigest lahti, seda välismaailma lihtsalt ei eksisteerinud enam. Lihtsalt ei olnud. Et ma olingi täielikult selles oma pimeduses ja mitte midagi välist ei eksisteerinud. Et see oli hästi tugev kontakt selle pimedusega või selle tühjusega. Ja siis kadus ära ka näljatunne, sest ma ju 2 päeva ei söönud ka mitte midagi. Sest muidu see näljatunne ikka oli sees, et kõik sellised kehaistingud ka nagu kadusid ära ja ma olin täielikult selles pimeduses, et see oli hästi mõnus koht. Ja kuna ma teadsin, nad tulid juba siia, sest ma lõhna järgi tajusin, et keegi oli mul juures, filmis mind. Ja siis ma teadsin, et ma oleks seal tahtnud nagu veel olla, aga kuna nad tulid siia, siis mõtlesin, ma hakkan sööma, sest ma tahtsin veel süüa ka selles pimeduses, et mis on süüa nii, et sa mitte midagi ei näe ja teha ka siis üldse süüa. Aga söögiks oli mul hästi lihtne, et ma tegin puljongit, ehk siis veiseliha puljong, panin selle potti ja siis keetsin või lasin ta soojaks ja siis panin tassi sisse ja jõin seda. Et aga see pimedana nagu kogu see kogemus, et mööda ei kallaks midagi, see oli nagu päris huvitav. Aga jah, et sellel hetkel, kui ma siin olin, siin samas diivani peal olin niimoodi mõnusas asendis ja ma lihtsalt ütlesin, ma ei tahagi süüa tegelikult nagu iseendale, ma ei tahakski süüa, ma tahaks lihtsalt siin selles kohas olla. Aga kuna ma teadsin, nad on siin, lihtsalt passivad on ju mingi tunnike 2, kui ma lihtsalt istun, vedelen seal, et siis ma tõusin üles ja läksin siis süüa tegema. Et põhimõtteliselt ma nagu ei tahtnudki sellest välja tulla ja isegi ma ei saa nagu väga pimeduses olla, sest et kui ma nagu mõtlesin selle peale, mis mul siin silmes on, siis lihtsalt see strobo või valguse sähvatus käis mul kogu aeg. See disko läks õhtuks nagu päris võimsaks. Aga selline oli siis mul teine päev, siis oligi, sõin ära ja tulin uuesti siia diivani peale ja siis tegin selle väljatulemise.
ja nüüd ma jagakski seda väljatulemist siin. Ehk siis vaatame, mis tunne ja milline see kogemus oli, kui ma silmaklapid peast ära võtsin. Et siis esimest korda võtan klapid ära, vaatame, mis tunne on. Ja ma saan ka teada, mis särk mul seljas on, sest hommikul ma särgi võtsin kapist ja ma ei teagi, mis bluus mul seljas üldse on. Võtsin pärast mingisuguse, ma ei tea, mingi vanaisa särgi. Ehk siis saame teada kohe, mis mul siin seljas on. Siuke veider tunne on, et ei tahagi võtta ära, tahaks edasi teha, sest põnev on. Hästi huvitav, selles suhtes mingisugune ei tahaks nagu ära võtta, kuidagi hästi huvitav on selle koha pealt. Nüüd tuleb ju valgus sisse siit alt. Eledaks läks. Ossa rois, kui eledaks läks. Vau, oppa, ei. Nii värviline on kõik. Assa. Appi. Pea hakkas ringiga käima. Ma ei tunne oma jalgu ära põhimõtteliselt. Väga veider on. Wow. Ma ei kujuta nendest inimestest, kes istuvad 5 päeva, 7 päeva, 12 päeva on see pimeda toa retriit. 48 tundi peaaegu. Mul on siin ees üks oranž see rull. Siis ma seda nägin, silmad lahti tegin korraks, kõik nagu see kate siin kõrval on sama nagu siin taustal on näha, samat värvi. Ja ees kohe must, pruun, oranž, silmest lõi nagu korraks nii kirjuks. Ja hästi huvitav on ka see, et pilt nagu ujuks. Et ei ole sellist fokusseerimist, et hästi huvitav on praegu selles suhtes, et pea käib natuke ringi. Nüüd ma näen ka, mis peale jääb. Ja kollane särk on seljas. Ma ei teanud üldse, mis särk on seljas on hommikul, ma võtsin kapist. Ma arvasin, et on see, aga ma mäletasin, nagu see oleks suurem olnud. Väga äge. Võt siis selline kogemus. Igatahes väga äge ja kindlasti ma teen seda veel, sest see oli päris äge kogemus ja saab kodustes tingimustes täiesti teha. Järgmine kord ma teen ka söömisega koos, et ma söön ka, et saaks ka seda söögikogemust, et pimeduses süüa ka on nagu omaette juba kogemus ja väljakutse. Aga siis väljatuleku järgne või mis siis juhtus või kuidas oli olla pärast siis ilma klappideta olla siis tavaelus. Et esiteks, nagu ma juba jagasin, on ju mul käis pea ringi, siis tükk aega mul oli selline uimane olek ja selline, seda on nagu raske kirjeldada, aga just ongi selline nagu mingisuguses veedras voolamises oled siin selles reaalsuses, et kuidagi teistsugune taju oli ja õues käisin poes, siis oli juba enam-vähem nagu paremaks läinud. Ja siis ma otsustasin ka Facebooki vaadata, et mis seal toimub, mul oli üle 10 sõnumi ja 47 teavitust ja mul sai lambil patakas tühjaks, nii et läks natuke pimedamaks, aga me saame hakkama. Et 47 teavitust ka Facebookis, et päris korralik, aga neid ma ei vaadanud, mõtlesin, ei, ma täna ei tegele ühegi tööasjaga, mitte millegagi, vaatasin lihtsalt sõnumid kiiresti läbi, mis on nagu olulised ja siis teadsin, okei, sellele vastan homme ja nii edasi. Ja siis mõnele sõnumile vastasin ka kohe ära. Ja mis mu plaan nüüd on siis nüüd selle väljakutse järgselt, sest et ma sain nagu hästi tugeva kontakti selle kohaloluga ja mitte kiirustamisega. Et ongi see, et sul on aega
teha ja olla, just nimelt olla ja mõelda, tunda, et kõik see. Ja päris tugevalt tekkis ka kontakt selle, ütleme, tunnetusega, nagu keha tunnetusega ja võtta igal hetkel aega ka nüüd väljaspool, et kui see nüüd läbi sai, et mingitel hetkel, kui emotsioon tuleb ülesse, siis ma kogen seda. Ja mis hästi tugevalt tuli selle väljakutse jooksul ülesse, mida ma tajusin nagu mida teha, et siis kui näiteks näljatunne tuli või ükskõik, mis mul sisse tuli, siis oli see, et see kõik on kogemus. Sest 3D, ma ei hakka sinna pikalt minema, grupis jagan sellest kõigest pikemalt, aga 3D on minevik. Seda me muuta ei saa. Sest et see on ainult, siin me saame valida ainult, kuidas me võtame selle kogemuse vastu, mis meil siin reaalsuses on. Et loomine toimub meil siin sees ja selle põhjal me loome siis uut reaalsust, mis manifesteerub või formuleerub meil materiaalseks. Aga jah, ma ei hakka siin pikalt minema, aga just see, et meie eesmärk on siis see kogemus võtta kõik vastu, sest me tulimegi seda kogema, seda füüsilist maailma kogema, kõiki kogemusi. Ja sellepärast see 3D eksisteeribki, et mina saaksin kogeda selle kehana siin kõiki neid kogemusi ja see oligi, kui ma tundsin mingit tunnet, see on kogemus, mida ma täpselt kogen, mida ma täpselt tunnen, et sellega tekkis ka nagu tugev taju. Nüüd eesmärk ongi hoida seda sama võimalikult pikalt ka siit edasi, et kui tulevad mingid tunded üles, tulevad mingid väljakutsed, mis iganes on, et siis tuua tähelepanu sellele, et see kõik on kogemus. Et ma ei pea midagi muutma, vaid see ongi kogemus, et kogeda. See on eesmärk, see on elu eesmärk, et kogeda seda kogemust, mis sul parajasti sellel hetkel just on. Ja teine asi, lõpetada igasugune kiirustamine, et teavitada kohe ennast või teadvustada kohe, nii kui tekib see, et ise mul on vaja see ära teha, mul on vaja see ära teha. Ei, mul ei ole vaja mitte midagi teha, sest kõik on tegelikult juba olemas. Ja see kõik tuleb kergusega, kui me laseme lihtsalt kontrollist täielikult lahti. Sest see kiirustamine ongi see, mis tekitab selle, kus see teaduse vool jääb seisma põhimõtteliselt. Ma tean, see võib olla natukene keeruline. Ma olen viimasel ajal siin nii palju teadlikumaks saanud, et seda infot on nagu nii palju tuld, et sellest kõigest ma grupis räägin ka. Aga mida rohkem me nagu kontrollime seda, neid olukordi, mis meil on, seda aeglasemaks läheb teaduse vool. See tähendab, et seda kauem võtavad meie ideed aega, manifesteerimine võtab aega ja edasi. Ehk siis eesmärk on kogeda ja lubada kõigel tulla. Ehk minu eesmärk kogeda ja lubada ja lahti lasta kiirustamisest. Vot, aga olekski selle kokkuvõttega kõik, tuli päris pikk, ma ei tea, kaua see siin mängib. Praegu ei näegi, mida iganes tuli nii pikalt, kui tuli. Oleks minu poolt kõik ja kindlasti ma teen, nagu ma ütlesin, ma teen seda väljakutset veelgi ja oleks huvitav kuulda ka, kui sina plaanid samasugust väljakutset teha, sest see on päris äge kogemus. Et kas või võtta üks päev näiteks, paneb klapid pähe ja veda üks päev pimeduses. Juba see on päris siuke lahe kogemus. Aga jah, minu poolt kõik. Aitäh vaatamast, kuulamast ja kommenteerimast, kui sa kommenteerisid ka siia alla kuskile ning näeme juba järgnevas videos kuskil ja loodetavasti ka piirangute elugrupis, kui sa veel seal ei ole. Ja kui sa soovid tulla sinna gruppi, siis kommenteeri ja ma saadan sulle info, kuidas sinna siis jõuda. Aga aitäh ja nägudeni. Tšau, tšau.